tahab ümber minna. Kinni on piir, nüüd tahaks teada, kas homme töötab, pidi olema, et on äkki homme ka mingi püha, siis on kööga. Kutt on jumala täis. Kuidas on täis? Kutt on jumala aus. Kuna aega meil nüüd oli, ärkasime veidi hiljem ning peale pühapäeva hommikule omaste pannkookide söömist asusime mägi Altai vaateid nautides teele piirilinn Tassantaha poole. Tunnikese sõitmise järel kohtusime järjekordsete matkahuntidega, kes meile vajaliku informatsiooni jagasid. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Хорошо? Вы в Монголии были, нет? Ну, были давно. Давно. Сейчас нет. Говорят, что там дизелем проблем. Да. У нас знакомые там застряли. То есть проблема есть. Когда? Сейчас? Ну, где-то неделю назад. Ага. И нету солярки, да? То есть ее там что-то бензин по каким-то карточкам выдают, а с дизелем вообще что-то нету нигде. То есть вроде как-то так. Ну, может, сейчас что поменялось к тому времени. Сейчас нету там знакомых. Хорошо бы, если можно кого-нибудь звонить и узнать, как дела. Ну, последняя в Кушагаче заправка будет. Ага. Окей, ладно, удачи вам. Вам тоже. У вас тоже маршрут, смотрю, хороший. Mongolia ei pambata. Mäetipud meie ees hakkasid järjest rohkem ja rohkem lumisteks muutuma. Lumi aga tundub palaval päeval erakordselt ahvatlevana ning vihmasaju lõppedes märkasime väikest rada mööda mäekülge lume poole üles minema. Ja kuna aega meil ju oli, otsustasimegi proovida, kas autodega on üldse võimalik mäenõlve mööda lumeni jõuda. Praegu on kõrgus 2030 meetrit ja kui tõuseme varsti jõuame lumeni, siis paneme telgid ülesse. Autodel eriti jõudu enam pole ja peab aeglustiga üles närima siit. Päris järgse tõus. Kõrgus 2507 meetrit ja lumi on kohe käe ulatuses. Väike hingetõmbe ja pusime edasi. Ja las lilleke ja siin nohik võtavad lund kaasa. Lumel käidud. Mina sain siis 2700 peaaegu. Ma võin sulle otsa mõttes öelda, et lumme postid. Ai, kui külm! Oleks varmas. Tore. Tehtud, on ju? Tehtud. Autoga on ikkagi lumeni käidud. Ja kõrgemal ka veel lumi on ju madalamal. Lumi katsutud
ning autode viimane tõusupiir teada saadud, liikusime lähima asula poole, et söögi- ja joogivarusid täiendada. А ты знаешь, сегодня эта граница закрыта, да? Сегодня же воскресенье, да? Да, Вот. Нет, открыто должен быть почти. должен быть. Так-то должно быть. Не, в понедельник, так-то выходные дни там закрыто бывает обычно. Да-да, обычно. Это как... Не, ну, сегодня доедете до туда, до границы, а ну, завтра, наверное, открыто будет. Да. Давай, Кула, поглянем. Окей, Хорошо, ладно, мы поедем. мы едем. Окей. No problem. Да, вам тоже. Külamehelt saadud info kinnitas piiripunkti kinniolekut, kuid otsustasime kinnise piiri ikkagi kindluse mõttes oma silmaga üle kontrollida. Teepealsest tanklast lasime autod, lisapaagid ja kanistrid kütusekriisi kartuses ääreni diislit täis ja peatselt jõudsimegi Mongoolia piirini. Kinni on piir, nüüd tahaks teada, kas homme töötab, pidi olema, et on äkki homme ka mingi püha, siis on kööga. Et lähen vaatame, äkki saame sealt kordonist, piirikordonist infi. Piir nagu piir ikka, suured aiad ja okastraat, aga ei ühtegi hingelist. Seega lükkus meie Mongoolia vallutamine järgmisesse päeva. Ja kuna piirilinn Tassanta just ülearu turvalise telkimiskohana ei tundunud, sõitsime mõned kilomeetrid asulast eemale väikese maalilise jõe äärde. Et seal siis omale välja teenitud pikk õhtu võtta ja natukene chillida. Selle imelise plaani purustasid aga minutitega tõusnud tormituuled, mis meid telkidesse Vanaka-saatel turakat taguma ajasid. Tuul on siuke, et näed, laud on puhas, kõik on minema lennanud. Ükski tool püsti ei seisa, kõik rahvas korjab toolid, asjad kokku, muidu kus sa siit lähed sinna mööda mägese taga ja ma pärast oma tooli asju. Kuule, kas on lauad ka kokku korja? Jaa, ärme jäta midagi väike, meid on juba nähtud. Ei ole kaval, aga järgi jäi, liha küll ei ole, ainult makaronid. See on õige ikka. Ühesõnaga, hommikul kell 8 tulime Vene piiri peale ja nüüd on kell siis 10.51. Nüüd sõidame Mongoolia piiri poole. Vene piirist oleme üle. Põhimõtteliselt läks nagu lihtsalt, kütust taheti alguses ära võtta, aga siis nad loobusid sellest. Pakkusime kütuse asemel putru, seda nad ei tahtnud. Naersid ainult, et sööd ise ja oligi kõik. Jutt lühik. Nüüd vaatame, mis edasi saab seal Mongoolia pool. Tollis saime läbi, info on niuke, et karju appi, üks räägib, et on kütet, teine räägib, et üldse ei ole kütet. Täitsa teadmatuses, iga vend räägib eri juttu ja oleks, et iga vend räägiks eri juttu, aga iga vend räägib, kuradi 1 minut tagasi räägib, et on kütet, teine 2 minutit hiljem tuleb, räägib, et ei ole kütet. Ja teed on nüüd siuksed, et laseme rehvid tühjaks, et hambad suhu jääks. Et see taob kõik asjad segi siin. Vesi tuli juba tuli küljest ära, aga saime tagasi. Mis nüüd edasi? Edasi. Algus oli plaan, et lähme turnime mägedes, aga ei lähe, et paneme mingi maa mööda nagu nii-öelda siis seda peateed. Et siis äkki saame külades paremat infot ja vaatame, kuidas selle küttega on. Et räägivad, piiri peal piirikas ütleb, et ei ole üldse kütet. Teine vend ütleb, et ei ole probleemi. Lihtsalt kallis on, aga iga mats räägib eri juttu, et tuleb ise järgi uurida, muidu ei saagi teada. Et vaatame, Kobikõrbe tahme ikkagi minna. Lähme kas jala, on ju. Ja järsku olimegi uues ja huvitavas riigis nimega Mongoolia. Mongoolia on suuruselt 19. riik maailmas, mille asustuseks loetakse Wikipedia järgi 1,7 inimest ruutkilomeetri kohta. Riik, milles oli meie teada asfalti kokku koguni 180 kilomeetri jagu ja mille 2,7 miljonist inimesest ei saanud valdav osa meist mitte midagi aru. Ja ega ka meie erilise mongoolia keelega hiilata saanud. Kanister juba tuli alla katuselt. Ja suur room.
igatahes asusime lähima suurema asula poole navigeerima, et sealt omale natukene kohalikku raha vahetada. Kõik Mongoolia kruusateed on treppis ja nii treppis, et normaalselt kannatab seal sõita ainult üle 100 km tunnis. See aga on erakordselt ohtlik, sest teed kipuvad ilma igasuguste märkideta lihtsalt paarimeetriste kraavidega lõppema. Seega oli mõistlikum ja ohutum sõita tee ääres, sest sinna ei ole enamasti kraave kaevatud. Et euri ei tahetata vist vahetada, aga lähme uurime, küsime järgi, äkki vahetavad. Et muidu on jama. Seina peal nagu kurssi välja pole toodud. Meil on rublas on ka tegelikult kõvasti veel järgi. Kurss on 1 euro on 1750 tugrikut. Need me saame miljonäriks kohe siin. Paugu pealt. Ma hakkan Eestis juba lasen endal villa üles ehitada. 50 eurot saab siis siukse hunniku tugrikuid. Üritame mingit teed paika panna, aga liivapaberi peal on suht keeruline see asi. Näitabki, et minu otse. Jaa, ma paningi, et nagu otse. Aga vaatame, siit kaarti pealt me näeme, suure kaarti pealt näeme ära ka täpselt, kus see kobi on. Kui ta nüüd selgeks raalib endal seda asja. No loodame, ainult lootus, et seal kütet nüüd on. No siin ükskõik kelle käest küsid. Üks ütleb jaa, teine ütleb ei ja ongi nagu tumm leilis. Через куда ехать? Я хочу тут так, на Улан-Батор. Kutt on jumala täis. Sinust on ka täis. Kutt on jumala autos. Siis sõidame hoodi, vaatame, kui seal tõesti ei ole seal järkat, siis on perses. Siis ei olegi midagi teha. Siis paneme siit üles mägedesse ja välja tagasi. Meil ei ole lihtsalt midagi. Это здесь граница. Поэтому есть. Kurat, kui te unustaks nüüd raha ka küsida, oleks päris tore. Kui te unustaks nüüd raha ka küsida. Keegi vaatas ka palju sulle läks ei läinud. Сколько põld sõna? Härra unustas kuradi nullis ära ja ei tea, palju raha summa on. Ikka pani diislit, jah? Hind on vähemalt diislu, ma äkki võisin bensu. 154 860. Härra vajad suus kurat. Ei oska midagi rääkida, taheti kurat 44 liitrit, ma ei tea, mis asja veel otsa meile küttasin. Aga ikka kurdavad, see kurdab, et ei ole kuskil kütet, ainult temal on siin, tema tanklas on kütet, mujal ei ole olnudki kunagi. Lähme vaatamise järgi, midagi teha ei ole. Pildistan pangadiili. Meil oli tugev kauplemine, saime hea kursi, käisime 2 pangas, esimeses läks elekter ära, läksime teise, kauplesime veel parema kursi, nüüd on kõigil oma raha olemas. Selline keel oli, kuna ei mõistnud teller ei inglise keelt ega vene keelt, siis me rääkisime taga paberi peal. Me olime Mongooliasse tulnud selleks, et käia Gobi kõrbes, süüa kohalikku lammast, külastada pealinna Ulaanbaatorit ning katsuda Hiina müüri. Seega alustasime lähimast, milleks oli Gobi kõrb ning sinnapoole me oma autod, kaartide ja navigeerimisseadmete abil keerasimegi. Nii lubasin Ardile, et ma viin talle kivi Mongooliast. Ümberringi on täpselt siuke nagu ta on, see on Mongoolia. Ja leian talle siit kohe ühe kivi. Ta tahtis kapsapea suurust. Et see vist on sellele kapsapeale lähem. Võtan siis selle, see saab DSV-sse Ardile Mongooliast.
Mis seal oli nüüd? Me peame paremale minema või? Hovd on 134 kilti vasakule ja siis kuradi teised jäävad paremale, teised linnad. Kuhu me läheme? Hoovodis. Hovdi peale. Hovdi peale. Ühel hetkel hakkas aga tunduma, et kõik ei ole Romeki auto juures just kõige paremas korras. Ja kuna Mongoolia teed ja rajad olid meie auto juba nii mõnedki korrad maast lahti lennutanud ning läbi põrutanud, otsustasime seisma jääda ja auto igaks juhuks üle vaadata. Ja, kindlasti. Täpselt siit. Noh, millest kindel Romeke? Päris kindel, pane pumpama. Abipaak, teine paak on taha. See on küll hea, kui siin veel küte maha jookseb. Siit ei maksa ka midagi. Siit ei maksa ka midagi. Saab kergemaks. Ja ma pean nüüd patruitele vedama kütet. Jah, nüüd oleme ostame kanistreid, kurat, võtaks. Kurat, kui siit 60 liitrit nüüd nagu... See ei ole nagu vähe. Ossa raisk, siin on hoopis teine jama. Noh. See kuradi silla varras on puruks. Sellepärast ta... Silla varras. Ja näed, see varras. Ei ole kuskile läinud. Aga ta kohe läheb. Ja see on nüüd, mida ta teeb? Hoiab silda kinni. Jah. Sellepärast ta kuradi... Oota, aga miks paak jookseb? Miks paak jookseb seda? Ossa rest on siia augu sisse löönud. Paaki või? Siit ei saa aru, reske. Aga ülevalt sealt kardaani poolt sa paagi peale ei näe või? Ei näe, aga see on nagu siin pool küljes. Ei, jooksebki siia poole. Meil oli samamoodi. Ülelt pealt jooksis ja jooksis siia. Ja siia olid kinni. See on plastikplätk. See silla, see ei loe. See ei ole sellest. Seal, keset kive ja mägesid meil midagi teha ei õnnestunud. Seega sõitsime õhtule vastu, et siis laagriplatsil vaadata, mida edasi liikumiseks vajaliku seade taastamiseks teha oli võimalik. Lekkiva kütusepaagi kandsime esialgu tavalise üleajamise süüks. Ühesõnaga Mongoolia teed võtsid meie patrulist jälle väikse tükikese endale ja 4 lingist murdus üks ära siis. Läks katki, ilmselt oli ta vist enne juba natukese kehvalt. Aga koormarihm oli abiks jälle ja katsume leida Ulaanbaatoris ilmselt leiab kellegi keevitaja mehe, kes siis meil asja kokku jälle suristab. Aga praegu on ta koormarihmaga ja tundub, et loodame, et ta peab. Tuleb vaikselt sõita. Eks siin oli seda teed ka sellist, et ajas kohe kihutama. Nii ta läks. Hommikul asusime teele lähima asulla poole, et eelmisel päeval purunenud sillakinnitus korralikult kokku keevitada. Teed vaheldusid paremate ja siledamate kivikõrberadade ning treppis kruusateede vahel.
홀레를 호실레 흔들들레 빌주체게 오르길제디 다나다 대함살아 화려 우스텔레 모형 부근에 지구 울리는 물로다 peagi jõudsime lähimasse asulasse nimega Hoft. Nägime bensujaamas hinda, et kurat küte on 1450, mitte 20, palju seal oli, 22 000, et poole odavam, aga nüüd katsume selle Rometi auto kuidagi kokku keevitada. Veepudel on valmis, sest ei tea, mis need mehed teevad selle auto all. Võiks see näha olla. Aga kurat, see küttehind ja see ainult head tõotab. Vaatame, äkki ei jäägi kobi kõrb ära. Et lähme uurime. Ma ei tea isegi kelle käest seda infi küsida siin. Peab hakkama, ma hakkan kohe küsima nende käest, aga reeglina on see, et nad siit täpselt sellest õuest kaugemal ei tea. Teil on küll ramumees. Tõemurdja. Diisel, no problem. Tank, diisel. Diisel, Problem, no. Oota, niin indogamista on kautta. Oota, indogamista. Siin on okei. Oota. Diisel. Diisel on vähkue, Mongolta tasırçara. Tasırsı, pähku. Diisel Ei ole tasırçara. Нэг дайм зууры хүчөөстэй. Ко тэгтээ шүү цаашдаа тасарна гэдэг байгаа шүү дээ. Estonia. Итан? Estonia. Estonia. Eston. Eston, Lätu, Liitu. Орсын. Бишээ. Орсыныг гэсэн. See on siis meie saavutus. Et Mongoolia lahked olnud äkki keevitavad kokku selle. Aga see tuleks nii teha, et see puks ellu jääks. Aga puksi meist ise siit kätte ei saa. Vaatame, mis nad siis teha. Oskad, veepudel on kõrval, kustuti ka. Ise keevitab, vaatame teile oma. Ma ei vaatame veekuuli. Oot. It's not well. Don't do this anymore. It's okei. Siuke asi tehti valmis. Vaatame, kas ta alla ka mahub nüüd. Terve tee on info, et ei ole kütet või kui on, siis on nii kallis, et ei jõua osta. No, nüüd tulime palju siis 180 kilomeetrit, sõitsime eelmisest tankimisest. Kütte poole odavam raisk ja on kütet, ei ole probleemi. No, ja samas jälle nad väidavad, et lähed sinnapoole, et jälle ei ole. Täpselt nagu kogu aeg. Eelmises tanklas väideti meile, et ainult tema tanklas on kütet, et edasi on kõik pommiauke. Ei tea. Täpselt see info ei saagi, teistmoodi ei saagi, kui ise pead käima ja küsima, et targemaks teistpidi ei saa. Tuleb minna, aga mis teha? Minemata jätta, poole tee peal juba peaaegu. Siis, et me Mongooliat kui vaadata, tahme siia jõuda ja siia, me oleme siia jõudnud ja keevitame oma autos ja kõik sujub. Et nii ta on see Mongoolia, aga vägev, seda me otsime tulimegi. Tegisin just kohalikule tütarlapsele soengu. Ma ei saanud üldse aru, kas see läks peale või mitte. Siin on väike tulemus. Mongol ühtsumu. Ei saa aru. Mongol. Tehke näpuga numbrid maha. Ei ta kirjuta, küsib midagi. Mongol, ei ole Mongol, Estonia. Mongol. Ta küsib, kas sul Mongoli raha? Yes. Mongol. Mille arvutanud õige tahtsid? 10 000. Mis see 10 000 on? 10 000 on 5 liitrit kütust. Ja. Mis arvad, kas peaks tingima või mitte? 5 liitri kütuse raha. 10 tonni. Ma arvan, et on hea küll. Väike kogus Mongolit väärteenuse eest ära antud jätkasime teed Kobi poole. Ja kohe sai ka selgeks, kui hädavajalikuks see külakeevitus meile osutus, sest tee muutus järsku erakordselt halvaks. Ja ega ka sellest tulenev järgmine tehniline probleem ennast väga kaua oodata lasknud.
ei tea, mingi klõgin on sees raisk. Me otsime üles, mis ta klõgiseb. Et ei tea, kas on kurat kardaani rist või mis tal iganes on. Tuleb uurida. See on taga reduktor või? Üles-alla liigutan. Ei, reduktorit silda lihtsalt liigutan nagu kardaani, pöörde suunas. Nii et loksu või? Jah. Aga seda ristipidi ka loksu? Ei jõua, ristipidi on kõik need, täpselt see sama kolks ongi. Kuule, lähme proovime, kas su kardaan teeb sama asja. Lähme edasi, õhtu vaatame, uurime, et küll ta kestab. Õhtu tõstame üles ja siis krutime ja uurime. Kurat, aeg on nii kallis, üldse ei saa edasi, siin tuleb liikuda. Ja liikusimegi. Läbi kivikõrbete viivad rööpad viisid meid kuhugi. Ühel hetkel hakkas aga tunduma, et suund ei ole vist päris õige. Ning ka navigeerimisseadmete pakutud rajad, mis mööda liivapaberit jooksid, olid nagu veidi teise koha peal. Seega otsustasime seekord mitte Eesti meest teha ning enne täielikku kõrbesse eksimist kohalikelt suunda küsida. Et räägiti kõik selge pilt ja kõik rääkisid ühtemoodi ka veel. Aga et pane aga edasi ja kuskilt, nagu sa ütlesid, et peab vasakule saama üle mägede ja siis saame sinna alt tai poole. Aga nad vaatavad seda kaarti, nad lähevad kõik nii elu täis, et see koht, tuttavad kohale. Ja ongi kõik reis. Aga ütlesid, pane edasi ja ongi kõik korras. Peab saama üle mägede. Ma küsisin, näitasin, kas sellega saab sealt üle mägede. Anna minna. Tegelikult on harjunud oma kitsega üle sõitmas, et ongi kõik. Aga lähme vaatame, ega midagi teha. On paud. Diisel 19.00, igal juhul paagid täis. Igal juhul paagid täis. Ekslemine on nii, et Mongoolias oli 2 T5 ja me hakkasime neid vaatama, nende järgi sõitma. Ja läkski täpselt nii, nagu me arvasime, et nihu läks see värk. Palju me sõitsime, 300 kilti, kurat teab kus oli. No jah, ringi läks ja natuke. Päev otsa oleme ringi sõit ja ei jõud sinna, kuhu tahtsime, aga näed, kinnitus sellele, et järgmine tankla, mis leidsime, diisel olemas, võta ja lase, ei ole probleemi. Vaatame, mis edasi saab. Paagid kurgumulguni soodsat kütust täis asusime sobiliku ööbimiskohta võtsima. Aga mida sa seal keset kõrbe ikka valid? Lame maa, mäed taustal ja ei ühtegi puud ega suuremat kivi, mille taha kas või vetsuprotseduurideks varjuda saaks. Hommik hakkas nagu iga teinegi. Kerge sõbralik tögamine inglase aadressil ja järjekordsed tehnilised probleemid. Diskul kõik tuleb põlevada. Toho? Jah, ma vaatasin niidi ära Kernil. Sa oled ikka tubli, sul oli niid kaasas või? Üks niit oli, rohkem ei ole. Ma olen musta ja valget niiti üritan. Ma panin allika niidi. Küll hais oli üleval enne reski. Tuleb kohe nii, et see lahti küsta. Peab selle abipaagi lahti võtma ja maha laskma. Jätan seisma, äkki tagasi pool. Kurat, lisapaak jookseb, raputab vist laiali kõik, et diislit jookseb sorinal maha kohe, kurat. Katsume ümber pumbata, et nii palju päästa, kui päästa annab. Kurati, keegi on altuurat teinud, keegi on midagi sitasti teinud, et see lisapaak jookseb. Praegu ongi lahendus see, et kähku sõidame edasi, saame teise paaki ümber pumbata ja päästame nii palju, kui päästa annab. Vaatame, kurat, pärast tuleb vist põhjaplaat lahti lasta paak alt ära võtta, vaadata, mis seal viga. Et aga paneme nüüd kähku udu. Jookseb ikka täitsa loik on maas, nii et jobe. Mongoolia on üks tore maa.
igal pool huvitavad ja autosid lammutavad teed ja rajad, lõputu avarus, tolm ja igal pool vedelevad loomaosad. See on siin siuke tore jäätmekäitlustünn. Ülejalt paned sodi sisse ja alt paned põlema ja ei mingit kulu ega vaeva. See pead ülejalt sisse toppimisel. Sisse alt pannakse põlema ja nii ta läheb. Me võtame Kaljuga ikka peale siit 1380 või 1380 ja küsime siit infot ja... Vanarahval on ütlus, et igas maailma sadamas on üks eestlane, välja arvatud Muuga sadamas. Aga et me kedagi ka Mongoolias kohtame, tuli meile kõigile üllatusena. Katsume mul termostaadi välja võtta ja siis katsume siit infot saada, see on niisugune suurem asula. Tundub, et kütet on ja selles mõttes ei ole kobi päris nagu mõeldamatu. Vaatame, saame termostaadi välja ja siis äkki saab sõita ka nii, et ei pea kogu aeg jahutama. Kohe saame eestlaste käest informatsiooni. Ja näed, eestlased pidid siin olema, saame äkki nendega juttu rääkida. Väga pull on peaaegu keset Mongooliat eestlasi näha. Palun ärge karjub kõvasti eesti keeles ja rupetage. No, завтра. Да, завтра. До свидания. Värte. Meie seltskond. Tervist. Neiu elab Ulaanbaateris ja reisib enne koju minekut. Ena Mets, tere. Tartust olen. Eestist. Aitäh. Mis sa teed seal Ulaanbaateris? Õpetan inglise keelt. Siis sa räägid ju mongoli keelt? Väga vähe, ma olen detsembrist alates alles. Meil on tööpäevad 10 kuni 8 ja ma käin muusikakoolis samal ajal. Võrreldes meiega, ma arvan, päris hästi. Räägi, mida sa õpid, mis muusikarist? Obuviiulist olete kuulnud äkki? Kohalik muusikainstrument. Katsume radikal tuulekoja eest ära võtta, siis saab... Katsume, võtame. Võtame tuulekoja eest ära, et siis saame radika... Puruks võiks mul radika äkki läbi pesta. Selgus, et termostaati me kätte ei saa. Siin on midagi. Aga hea, ma olen ise kompressori eest. Siukestes väikestes linnades on nagu lahe. Vaadatakse küll, aga nad on hästi sõbralikud. Eriti seal, kus ka sahi teavad. Mul oli õhtul juba nii, mu käsi juba väsinud lehvitamisest. Lõpetage ära. Eestis teatakse või? Mõned teavad harritumad inimesed. Peale väikest hooldust olime taas teel ja peatusime järgmises külas, et joogi- ja toiduvarusid täiendada. Kõik on sõbralikud, hullult abivalmis. Aga kui võtme kätte annab neile, siis peab hästi hoolega vaatama, mis nad teevad sellega. 8000, jah. 6000. No teeme nii. Ja nii see elu käib siin. 8 tundi ja 4 õle eest. 48 000. Mis sa mõtled? Kauplesime, hea diili tegime. 2 tonni saame tagasi. Õllel või? 2000.
Aga see jaamtee oli vasakul vist või? Praegu läheme jah teest nagu eemal, aga siin on mingid jäljed, ju need sinna tee peale tagasi lähevad. Võida paranda. Hea on sõit. Kivikõrbetes kihutamine oli päeva taaskord õhtusse veeretanud ja enam-vähem soodsa ööbimiskoha leidsime teisel pool väikest jõge, Mudaoja ääres. Vettar, viime ju mööda vett. Suuremad oled enam. Kurat, isegi siklitega sõida. Ei, me viime kaameramaa ennem. Sikli käid. Otsada sansır sansın rıgılda